Kusjuures sa käisid läbi selle hinnateema ka ja tegelikult on üks kompleksne küsimus tulnud ka, et CLT toormaterjal, võimalikult tarne hinnamuutuse probleemid, selle koha pealt vist, et ega me nüüd selle turbulentse poliitika situatsiooniga, need muutused, kes seda oskab ennustada. Ja siis see küsimuse teine pool on, et hinnastamine üldse liinpalk versus CLT ja sellele sa tegelikult vastasid ära, et ütleme, see seinakontseptsioon maja terveskomplektis ei ole nagu nii suur, et maja tervekomplekti hind on suht koht vist võrreldav, sain ma õigesti aru? Jaa, et seal ei ole olulisi vahesid, aga ma aimasin, et selle hinnateema tuleb palju küsimusi just selle praegustest oludest johtuvalt, et mis toimub ehitusturul ja mis toimub hindadega. Ja tõesti, see on olnud siin viimase 2 aasta jooksul praktiliselt väga suures muutuses, et siin on olnud selliseid hüppeid üles-alla väga palju, pigem ülespoole, kui me räägime hindadest. Ja kui me räägime üldiselt puiduturus, siis tänaseks on küll võib-olla see väga suur ja kiire kasv on saanud läbi ja pöördunud pigem nagu natukene otsaga allapoole. Ehk siis võib-olla siin on täna maja ehitamist planeerivatele inimestele võib-olla selline natuke positiivsem sõnum, et tegelikult me oleme nendest puidumaterjalide puhul tipuhindadest ikkagi tulnud allapoole täna. Ehk see oli siis tänase ülekande positiivsete uudiste rubriik. Aga ilmselgelt kõik asjad mingil hetkel pendel ei käi kunagi lõputult ühele poole. Ja eks seda teadmatust on endiselt hästi palju, aga mulle tundub, et äkki võib-olla ikkagi sellised kõige ärevamad ajad, ka need tarneprobleemid, mis siin COVID-ist tingitud olid, tegelikult on lahenemas, et materjali kättesaadavus on oluliselt paranenud, pakkumist on rohkem, nõudlus samal ajal veidikene annab tagasi, ehk siis tähendab kokkuvõttes natuke paremaid tingimusi ka tellijatele.